Krista Marimekko on üks mõnest ilmakuulsast Soome brändist. Millega on tegu ja mis on sinu arvates selle selline ilmakuulsaks saamise saladus kui ka selle ajatuse saladus? Neid põhjuseid on kindlasti mitmeid, aga see, et ta nii palju aastaid tagasi, ehk tõesti 60ndatel aastatel juba sai maailma kuulsaks Skandinaavia brändiks. Ma arvan, et selle üks põhjus on see, et tegelikult sellel näitusel peegeldub kõik seesama, et ta on justkui Skandinaavia disainiõpik ja sellisel moel töötas ka see Marimekko bränd tegelikult, et nad palkasid endale tööle disainerid, kes kavandasid ja projekteerisid neid kangaid põhimõtteliselt teisest lähtepunktist, kui seda oli senini tehtud. Nende fenomen oli selles, et nad tajusid ja jälgisid väga tähelepanelikult oma ümbritsevat looduslikku keskkonda. Töötasid välja terve süsteemi, kuidas loodusmotiive dekoratiivselt, abstraktselt panna kanga peale, mida on siis võimalik kasutada nii sisustuskangana kui ka inimeste seljas. Ja see oli ilmselt nende selline originaalsuse võit. Aga see, et on nagu pidama jäänud nii pikkadeks aastateks, et ka täna, kui me käime Milanos või kuskil mujal maailma linnades, siis jälle on võimalik astuda sisse mingisse tohutult hästi sisustatud ja põnevasse Marimekko poodi. Ja kõik see, mis on loodud siis nüüd juba 50 aastat tagasi, kõik see toimib tänase päevani suurepäraselt, fantastiliselt. Sellel samal näitusel on võimalik vaadata, kuidas nad on ikkagi leidnud sellise võtme mustrites, rütmides, mis on kõigile arusaadav, mis on sellises hästi doseeritud kontrastiprintsiibi või vahekorras ja mis on täiesti ajatud. Et see on kindlasti see võti. Marimekko käivitus ja maailmas kuulsust juurde kogus oli Eesti selline põhimõtteliselt suletud ala. Kui palju Marimekko oma suures säras suutis ka Eestit mõjutada? Ma arvan, et ta mõjutas Eestit kaudselt rohkem, kui me oskame ette kujutada. Ja ma arvan, et üks põhjus oli see, et tegelikult tole aja Eesti disaini asutanud disainerid ikkagi olid Soomega kontaktis ja said sealt suurelt osalt oma sellist kaasaegse ehitatud keskkonnaalase informatsiooni. Üheks selliseks märgiks oli loomulikult ka Marimekko. Ja need inimesed andsid oma õpetuse edasi siin tulevastele disaineritele, kes tänaseks päevaks on tegelikult suurelt osalt Eesti kultuuriruumi kujundanud. Et ma arvan, et see kaudne side on juba sedapidi olnud. Aga kui rääkida nagu sellistest otsesematest järgijatest või jälgijatest, siis meie tekstiilikunstnikest, ma loodan, et ma ei tee kellelegi liiga, aga ma arvan näiteks, et Signe Kivi ja võib-olla ka Tüüne Kristin Vaikla on üsna otseselt mõjutatud olnud Marimekko laadist või sellest põhimõttest ja printsiibist, mitte et nad oleks midagi kopeerinud muidugi. Milline on sinu isiklik suhestumine ja side olnud Marimekkoga? Mul on hästi nagu nostalgiline viibida sellel näitusel tegelikult ja mul oli selline veider isiklik suhe, et ma kasvasin 70ndatel aastatel kodus, kus meil olid maanikardinad Marimekko trükitud kangastest. Ma olin siis juba hästi kursis selle brändiga ja tema nagu suurepäraste saavutustega. Ja põhjus oli selles, et keegi minu vanemate kolleegidest, kellegi abikaasa töötas Marimekko tehases ja sealt tehasest oli võimalik siis reste ja ka mingite väikeste defektidega variante osta suhteliselt soodsa hinnaga. Nii et kui jällegi tuli siis Georg Otsa laev, siis meile saadeti kohvi ja mõni Marimekko kangas. Et mul on selline hästi nostalgiline side. Kus ja kuidas selliseid julgeid mustreid ruumis oma kodus kasutada? See Marimekko on nüüd küll selline nimi, et kui osta endale sisustuskangaks Marimekko kangas, siis võiks kõige muuga kõvasti tagasi hoida. Et see on nagu nii suur väärtus omaette minu meelest, et siis võiks nagu seda lihtsalt eksponeeridagi. Nad ongi mõeldud domineerima ja kontrastiprintsiipi tekitama ja tegelikult need vormid on küll hästi dekoratiivsed ja värvilised, aga samas nad on minimalistlikud. Et see, kuidas need mustrid on loodud ja tekkinud, et tegelikult nad on ju võtnud aluseks sellise
põhjamaise looduskeskkonna, mida nad on väga tugevasti väärtustanud kogu aeg ja kõik need mustrid on siis tekkinud tegelikult mingisuguse süsteemse analüüsi tagajärjel, kus ümbritsev keskkond on teatud võtetega stiliseeritud ja jõudnud siis mingisugusesse sellisesse etappi, kus erinevate värvide vahel valides ja erinevaid värve kasutades ja ka erinevaid nappe selliseid muudatusi kasutades on võimalik saavutada täiesti teistsugune tulemus. Et sellised hästi lihtsad võtted ja selle tagajärjel on võimalik see, et sünnib midagi täiesti teistsugust.